tere! Tere! Nii, viimati istusime siin täpselt 5 kuud tagasi 9. jaanuaril. Jaa. Või siis meil läks üles täpselt jaa, 9. jaanuar läks video üles, nii et see on täpselt 5 kuud tagasi. Nii et me oleme jõudnud nüüd talvest suvesse. Jaa. No, tšau Kadi. Tšau Irmeli. Ja tere kõigile kuulajatele, vaatajatele. Me näitame, mis vahepeal saime. Mikrofonid. Preemiad. Eluministeeriumi preemiad. Ise endale tegime, tähendab Irmeli tegi ja kinkis mulle ka. Siis oligi selline tunne, nagu oleks juba elutöö preemia saanud kätte ja siis tuli puhkus. Ja loomepuhkusele läksime. Ja tuli täiesti, ütlekski me siin enne, mõtlesime, et siuke nagu endasse minemise aeg, meil hakkas see kursus. Naiste kursus 3-kuuline. Ja siis minul tuli otsa kohe aprilli alguses, ma kolisin aegviidust ära, ootamatult nagu kiiremini tuli see, et kevadel. Ja siis ma olen nüüd 2 kuud sellega tegelenud, et ongi täpselt. Aga ma enne ütlesin ka, et ma olen nagu veel kaugemale kõikidest oma nagu loome asjadest läinud, et ma olen täiesti mingi kodulainel olnud, hästi kodulainel. Et hoopis mingid teised protsessid on praegu käinud, et ma ei ole üldse nagu ma olen veel eemaldunud sellest oma nagu loomingust ja sellest, aga ma ei ole kuidagi praegu õnnetu ka selle pärast olnud. Vahepeal ma olin ikka veebruaris ja märtsis ma ikkagi olin, ma tundsin seda kuidagi kurbust, ma seda appi, et nagu mida ma teen või kuidas asjad lähevad liikuma, et ma tundsin seda siukest raskust, päris palju raskust isegi. Aga praegu mul on kuidagi, võib-olla see on see, et uus energia vaata, kolituude kohta, see pole veel nagu päris meie kodu, aga see ikkagi on mõneks ajaks. Ja siis on nagu mingi uus algus nagu ikkagi. Ja suvi hakkab ja siis on ikka seda elevust nagu suvega alati tuleb. Et siuke ilus kevad ja õitsemine ja et selles mõttes siukest nagu rõõmu või naudingut on praegu küll täiesti. Kõige talve kaamas on läbi saanud. Sa käisid vahepeal Itaalias, jah? Seda küll, jah, reisil Itaalias. Ma olen kohe jälle Norra, Rootsi matkale. Et sellist liikumist on palju, et jooksmas käisin seda mingi 7 kilomeetrit ja et selles mõttes on isegi olnud praegu sellist väljapoole elamist, et see enne oli küll, aga ja Tammsaare näitus oli Tammsaare 100, et teose sain valmis. Sellega ma tegelesin ju terve märtsikuu. Hakkasin, ma arvan, 1. märtsil tegema, tähtaeg oli mingi 1. aprill või see oli aprill, ma ei mäleta, millal see oli, aga kevadel. Et no on mingid asju tehtud, aga ma tunnen sisemiselt on kuidagi, läksin küll niimoodi, hobuse aasta hakkab kapatest, ja siis ma tundsin, et nagu ei ole siuke nii aktiivne galopp, et ma nagu tundsin, et mul ei olnud, et oli kuidagi ikka veel vaja endas vaadata ja et jah, see oli küll kuidagi, et mõtlesin issakene nagu kaua ma ei tea, ikka täiesti oli selline isolatsiooni koht oli ikka täiesti siuke isoleerituse tunne, et ma tundsin, et ma ei oska nagu kuhugi pöörduda, midagi mõelda sellest, midagi öelda, et ma ei saanudki nagu aru, mis toimus. Aga see on nüüd nagu minevik jälle. Et see nagu oli, et see on nagu kusagil kaugel, et ma olen juba sealt eemale astunud. Et ei tea ja, mis siin on toimunud. Mingi sisemised protsessid, mida ei oskagi sõnadesse panna. Ma arvan, seda on nagu väga palju olnud siin aasta alguses. No jaa, et see on olnud kuidagi alguses oligi tõesti see mõte, et oligi hästi palju sükist uut energiat ja sellist, et mõtled hoia hobuse aasta ja tuli hobune aasta. Aga siis ma sain aru, et see naiste kursus ka, kui oli meil, et seal tuli nagu nii palju erinevaid kihte ja asju, mis see tõi kuidagi pinnale ja aktiivseks ja just selleks, et saaksid lõpuks nagu ära hakata lahenema ja niimoodi täiesti nagu siuke ma saan aru selle tuli hobuse ja vaata see tuli, mis lihtsalt nagu lõpuks põletaks läbi nagu need igasugused erinevad programmid ja uskumused ja asjad, et see oli nagu väga hea selline aasta algus selles mõttes, et see nagu
kuidagi pani selle nagu, seda sisemust kuidagi nagu puhastama. Just. Täielikult nagu puhastuse aeg on olnud nagu terve see aasta algus ja kevad ja minul on küll olnud nagu selline suur puhastus. Ja niimoodi, et siis oligi, et lisaks nagu sisemisele ma hakkasin nagu väliselt ka siin nagu kodus ja igal pool mingi suur puhastus nagu tegema, et kuidagi seda vana seisvat energiat nagu ära ja enda sees ka, et lõpuks sa tunned, et okei, et nagu kaua ma luubin mingis ühtedes asjades, mingid ühed teemad. Ja luupimine. Ja et noh, et äkki nagu aitab ja siis oli ka muidugi mitmeid abilisi nii-öelda selliseid teejuhte, kus ma nagu ise käisin siin järjest. Ma mõtlesingi, et võtsingi terve mingi kuu-2 ma lihtsalt nagu boostisin nii-öelda, et kurat see on nagu, et ma tahan nagu saada nagu läbimurret sellest mingites asjades, mis ma lihtsalt nagu jooksen nagu mööda seina lihtsalt nagu tiirutad kuidagi. Ja siis tõesti ma nagu väga tänulik, et siin ongi nagu mitu nime nagu, et Tiit Trofimov ja Kristina Paskevitšus ja Ants Rootslane ja nagu Ingrid Mikker ja kelle juures ma siin kõigi juures olen käinud, et iga ühe käest ma sain nagu sellise mingi väikse pusletüki nagu ja siis jälle midagi hargnes nagu lahti ja et see on kuidagi väga transformatiivne olnud jälle, et ma kui palju need transformatsioonid saab toimuda, aga nad tundub, et väga palju, aga et kuidagi nüüd on hakanud liikuma sellisesse kergusesse ja jälle uus loovus on tulnud ja kevadel hästi inspireeriv oli ka see, et just see kuidagi oligi see naistekursuse lõpus või millalgi kuidagi samal ajal oli, ma käisin see Epp-Maria Kokamäe filmi esilinastusel. Ma käisin, jah. Ma käisin seda filmi vaatamas. Et oli see esilinastusel, esiteks oli nii suur selline nagu, et kutsuti nagu sinna, see oli nagu nii äge ja muidugi see film, see nii inspireeris mind ja ma olin nii lummatud sellest. Ja siis ma lõpuks sellel samal nädalal, kui ma käisin seal ära, ma võtsin oma need maalimise asjad, mis mul olid seisnud mingi 2 aastat. Mingid molbertid ja lõuendid ja värvid ja asjad ja ma lihtsalt lõpuks hakkasin tegema. Ja mul on nagu tõesti olnud nii palju aastaid see kutse nagu, et hakka tegema, aga siis on kogu aeg Kuplasse ka eluaeg öeldud, et ma ei oska joonistada, noh. Ja siis ma lihtsalt nagu, tõmme on, aga ma ei ole seda julgenud nagu teha. Ja siis see kuidagi, ma suudan, ma saan, kõik on võimalik, ma lihtsalt mängin nende värvidega, sest ma olen nagu eluaeg kunstiarmastaja. Ja siis ma olengi need viimased kuud siin nagu avastanud, et issand jumal, see teeb mul sellise elusa tunde, nagu kui ma seal saan nende värvidega, et see tõmme, kui ma selle esimese tõmbe sinna lõuendile, siis mul on nagu, mul käib nagu siuke jutt läbi või see on siuke, et ma olen nagu siuke mässe, ma võin teha need värvidega täpselt nii, nagu ma tahan, nagu ma ei pea konkreetselt, et joonista see pots või see tassin on ja, vaid ma võin lihtsalt, ma olen tajunud, et ma nagu ma panen nagu energiat sinna, et täpselt tunnetan ära, milline värv tahab praegu tulla, millises kombinatsioonis ja see on nagu selline nagu loomemäng, et mul läheb alati mingi kuumaks seal, et ma võtan riided ära ja mingi kuidagi siuke loomeenergia hakkab tööle, et siis ma nagu ja ma olen kõik seda keelanud terve elu nagu, sest mulle öeldi, et ma ei oska joonistada. Hästi paljudel on seda nagu laulmise kohta. Ja kui sul on nii tuur kutse on ja sa ei tee seda on, et siis nagu see võib väga pidurdada. Aga see on nagu olnud küll minu jaoks hästi suur läbimurre, kuna arvutab peale. Et ma lõpuks tegin seda, ma olen nii kaua igatsenud ja siis on nagu see nagu see loomeenergiaga möllata niimoodi, et ilma igasuguse mingi eesmärgita lihtsalt, et ma tahan endast nagu välja saada seda, et ja see on olnud ka sellist uut hingamist või, et mul on mingi uus, see tekitab mulle elevust ja põnevust ja noh, siis on muidugi ettevõtlusega on olnud hästi palju seda ettevõtluse käima lükkamist ja seda poolt ka, et selline väga kirju on olnud see esimene siis pool aasta. No tegelikult saabki juba ju, mõtle pool 2026 saab juba täiesti. Pool aastat saab juba läbi, ja oleme jõudnud juba suvesse, nii et nii et on ikkagi olnud vaata uusi tegemisi, et uusi alustamisi ja et ei ole ainult siuke enda siseprotsessides olema, vaid on nagu midagi nagu tehtud, mingisuguseid asju enda jaoks, midagi uut alustatud, vaata, mis sa ütlesid 2 aastat. 2 aastat seisid nüüd nurgas, aga see idee on juba, oi jumal, ma ei tea, 5-6 rohkem aastaid, et täiega kutse on olnud ja siis
ja see ongi, et ostsin asjad ära ja ikka need seisid, et ikka ei olnud seda nagu mingi hirm oli selle ees, et aga kuidas, ma ei ole, mis mul pole kunstiharidust, ma ei oska mõista, mis 100 lugu, miks mitte seda teha, ja siis ma oh my god, miks ma seda mängu ja lõbu omale keelasin, on ja et see on nagu väga äge. Et täiega katsetage, kui teil on tõmme kuhugi midagi teha, siis lihtsalt tehke. Et see on nagu, seda rõõmu ei saa endale nagu keelata. Et see on nagu nii tore. See on väga äge. Mingid uued asjad. Mingid uued harjumused. Ma tunnen ka, ma olen praegu, kolimine on juba olnud tegelikult päris suur asi. Kui ma ütlen, kui kiiresti me saime tegelikult tulema Aegviidust ja see etapp pidi niikuinii tulema ja nüüd see on nagu tehtud. Et ühest küljest on nagu tore, me saime täpselt enne rohimist minema. Me ei pea tegelema enam mitte ühegi taimede ja asjadega seal aias, mis oli rõõm ka, aga nagu, see lahti laskmine oli päris valus. Ikkagi see oli nii tore ja ma ootsin seda suve, et suvel saaks seal olla. Aga praegu ma isegi ei mõtle enam Aegviidu peale. Ma lasin lihtsalt nii lahti, tulin uude kohta ja nüüd ma saan seda linnamelu kogeda ja tegelikult selle käigus ka, see on tegelikult, ma mõtlen vahepeal, mis see siis on, mingi kolin, mingi lambi asi, aga tegelikult see on päris suur asi ja see on jälle samm edasi meie enda kodu suunas. Et nii kiiresti me ei hakanud oma kodu otsima nagu. See oli liiga lühike aeg, et ei taha endale pinget peale panna, et mingi 2 kuud või 1,5 kuud otsid, pead oma kodu nagu päris otsima, aga nii tore on jälle mingi vahepeatus nagu reisil oleks, on vahepeal selline tunne. Ja siis me hakkasime mingite uute harjumustega pihta, et tegelikult on sellised väiksed jälle toitumise juures ja nagu sellised nagu liikumise juures ja et hakkasin mingeid uusi harjumusi. Need on nagu pisikesed asjad, need tunduvad nagu pisikesed, aga enda jaoks on nagu suured asjad. Et niimoodi hästi vaikselt nagu kevadine tärkav lill. Et vaikselt nagu hästi rahuliku, ma ei saaks öelda, et hästi rahuliku energiaga, aga mu peas on praegu vähem müra küll, kui oli siin talve poole, kevade poole, et seda mõttemüra on küll palju vähem. Ja ma ei ole nagu, ma ütlen ka, ma ei ole nagu maalima hakanud, ma ei ole mingeid asju teinud, et see, mis ma tahtsin looduses kutsuda naised Aegviitu, mõtlesin, on ju. Ja siis ma ei ole nüüd seda uuesti kätte võtnud. Ja ma nagu ei ole igatsenud ka, ja siis ma olengi, see on nagu väga huvitav. Aga ma olen ju mõelnud ka, et eks see kuidagi see lapse saamise teema on ka praegu kuidagi ikkagi kusagil seal pildi peal. Et ma arvan, et ma energeetiliselt juba liigun sellesse kohta, et ma ei viitsi nagu nende tööteemadega tegeleda. Või siis ma tahan nagu stressivabalt nendega tegeleda, et ma ütlen ikka see mina, kes oli kas või 5 aastat tagasi, 3 aastat tagasi, ma olen täiesti sellest olekust, kus ma hakkasin, hullult tahtsin mingeid asju teha, mõtlesin, missugune terapeut minust saada võiks, mis ma kõik kunstiga teen ja kõik oli selline hästi palju nagu saavutamise energiat ja vajadust, et ma olen täiesti sellest, isegi kui ma olen nagu tahtnud uuesti seal rajal olla, ma panin oma kodulehe kinni siin kevade alguses, mõtlesin, mida ma hoian teda, et ma olen tegelikult nagu 2 korda üles ehitanud omal kodulehti. Kuidagi tundus mulle nagu mõttetu ja mul oli nagu raske sellest lahti lastes, mõtlesin nii palju tööd, mis on tehtud ja et kas ma siis loobun kõigest, millesse ma olen panustanud ja nii palju selliseid nagu hinnangulisi mõtteid. Ma lasin lahti järjest ja lihtsalt lasin lahti ja ma tunnengi, ma olen juba lahti lasknud nendest asjadest. Aga praegu ma olen nagu, ma mõtlengi see mina, kes ma olin mingi 3 aastat tagasi, 5 aastat tagasi, see on täiesti teissugune praegu, et mind nagu ma ei taha, ma nagu kohati on, et ma ei taha midagi nagu saavutada või teha või, ja ma ei saagi vahepeal, ma olengi selles vahepealses kohas ka, et ma ei tea ka täpselt, kuidas ma tahan teha ja see kestab päris mõnda aega juba. Et ma olen ka vahepeal mingitel seanssidel asjadel käinud, aga alles vist siin aasta lõpus ma arvan käisin. Ma siin selle aasta sees ei olegi käinud kusagil. Et ma käisin, siis ma käisin ikkagi mitmes kohas ka samamoodi, sest ma tahtsin mingeid asju. Aga mulle nagu igalt poolt ikkagi peegeldati ka, et sul ei ole vaja nagu umbes kuhugi minna ja
et sa nagu ei pea minema, et sul on vaja ainult natuke mingid asjad nagu, mina ei tea. Mulle nagu öelda, et sul on nagu kõik on nagu olemas. Et kas ma siis pean natuke lihtsalt lubama endal puhata, et ma olen nagu väsinud ja ma olingi väsinud. Ja ma kohe mõtlesin, millest ma väsinud olen ja noh, et võiks ju vaata toimetada, tegutseda. Aga mulle nagu öelda neid asju, ma olengi praegu täiesti, mul ei ole ühtegi, oli see naiste kursus, aga ma ei ole mitte ühelgi nagu selles mõttes seansil või kusagil nagu käinud, ma olengi täiesti kuidagi kõrval. Et kohati võib vahepeal vaadata, et nagu ma oleksin nagu kõik need asjad maha jätnud ja mul ei ole nagu, ma olen rahul praegu sellega, sest et sellega on mul nii palju teemat olnud terve elu, kes ma olen, mis ma teha võiks. Terve elu on sellega olnud ja ma arvan just siis, kui kool läbi sai, mul kogu aeg sellega teema olnud. Ja ma arvan, ma olen sellest rääkinud ka nii palju, see on üks teema, millest ma olen kõige rohkem rääkinud. Et praegu ma olen küll ja täiesti kuidagi hästi rahulikult võtan, et ma ei ole osanud ikkagi päriselt kuidagi rahulikult võtta, aga mul käib jõnks läbi, kui ma näen, kuidas näiteks mõni inimene käib podcastides esinemas, on ju. Kuidas inimesed teevad oma asju ja siis mul ikka käib jõnks läbi, sest tegelikult kusagil kohas ma tahan ise ka. Aga ma kuidagi ei valuta selle pärast praegu enam. Võib-olla sa praegu nagu küpsed sellesse nii-öelda, vaata see ongi see küpsemise periood ja sa ei pea midagi suruma, sa ei pea midagi sunnima, vaid see tulebki loomulikult siis, kui on sinul selleks nagu õige hetk ja tunne, vaata on ja. Ma arvan, et sa teed praegu väga hästi, sa teed ise enda järgi nagu, et... Ja see õige on, või see koht ongi, mul ei ole valu sellega praegu olnud. Aga see jõnks käib, ma märkan, kui ma näen, et midagi, ja siis mõtlen, et ma tahan ka või mingil kontserdil kusagil käin või kuulan muusikas, see ju kõnetab mind, aga see ei ole nagu siuke, et see kõnetab mind, appi ma ei saagi seda teha, natuke ikka neid mõtteid käib. Aga mul on mingi ma praegu lähen, mul tuleb see reis ju kohe otsa, et ma olen täiesti teises voos, et ma ei saa siia vahele nagu midagi väga lükata, et terve see ateljeeruum ka kodus meil on, Margus maalib seal, aga ma ei pääsegi sinna praegu niimoodi. Et jah, see on nagu just, nagu sa ütlesid, see on nagu see küpsemine jälle, ja siis mõtlen issand, kui palju ma veel pean aeglustama enda sees. Et ma tunnen vahepeal, ma juba, et nüüd juba 1,5 aastat vähemalt siin, ma arvan, et see aegviidu aeg ongi olnud üks. Ma arvan, et ma hakkan hullult midagi ma tegin ka, aga ma olen ikka aeglustanud kogu aeg. Et sellega mul on ka olnud vastumeelsust ja kurbust, et issand, miks see elu mind lükkab sükse kohta, et kas siis mina ei teegi mingeid asju. Kas ma ei lähegi kunagi, nagu ei tee midagi enam, et kas mul ei tulegi seda drive'i sisse uuesti ja mul ei olegi olnud. Ja mul on ka rahu sellega praegu olnud, aga ma olin väga rahulolematu, ma arvan aasta lõpus ka ma olin. Ja isegi jaanuaris veel terve see talveaeg ja üldse see naiste kursuse aeg ka, mul oli ikka rahulolematust. Või ma mäletan, seal vahtu kloppis üles küll. Jaa, see oli igast asju. Seal oli, isegi meil teksid mingid ebakõlad kuidagi vahepeal või ma ei tea, mul oli tunne kuidagi. See tõmbas igast asju üles ja võib-olla enda seest ka tõmbas üles. Jaa. Teemasid. See on kõik lihtsalt selle asja osa. Vaatad seda suurt pilti, saad aru, et iga see asi, kõik mis on toimunud, on kõik olnud selle osa ja tegelikult mingis hetked ma saan täiega aru, et ei ole vaja üldse muretseda, tõmmelda nagu, kui eriti kui tahad nagu ilgelt hakata midagi suunama kuidagi suunas. Ja siis lõpuks need asjad nagu nii liiguvad, lahenevad, liiguvad. Sa saad aru, mida ma üldse tõmblesin, mida ma üldse muretsesin, miks ma stressasin lihtsalt kuude viisi aastaid võib-olla on ja. Et nagu tegelikult oleks lihtsalt, eriti viimasel ajal, ma ka nagu hästi seda lahti laskmist või sellist, et nagu, et kuidas asjad peaksid olema või võiksid olla või mis iganes, et nagu, et üritad asju nii-öelda korda teha või see on nagu tuleveskitega võitlemine, et lihtsalt see on fine. Ma lasen lahti, kõik mis tahab minna, see läheb, mis jääb, see jääb, et nagu ma ei suuda enam kogu aeg, et manageeri või kuidagi urgunni või nagu mingi, et elu läheb oma soodu ja see on kuidagi nagu, ma sain aru, et ma olen olnud nii mingi sisemises nagu pinges, mul vahepeal oligi täiega nagu tervis läks jumala metsa ikka, siis meil oligi, et okei, et ma pean nagu tegelema selle sisetööga, et mul oli nii palju alla surutud emotsioone, kurbust, viha, nagu kõiki asju, et mul oli vaja hakata regulaarselt ikkagi igapäevaselt sellega nagu tegelema.
et tundma ära neid asju ja niimoodi, et mitte dramatiseerima, sellepärast, et no ma tulen sellisest sugusest, kus nagu draama on nagu, see on nagu loomulik elu osa, aga et mitte, et minna sinna ohvrisse ja draamasse, vaid lihtsalt nagu ehedad, lihtsalt sa tunned selle ära, sa jälgid seda, oled see vaatleja, tunned ära. Ja mida rohkem ma hakkasingi tulema just nagu siia kehasse, mitte ma ei ketrasin peas kogu aeg neid hulluks ennast lihtsalt nagu, või nagu tule nagu hästi kehasse ja siis kuidagi see tunned ära need asjad. Ja siis nagu vaatad, et fine on nagu, et kuhu ma selle fookuse panen, et ma võingi vaadata luubiga kõike seda, mis on nagu, no jumala kuradi pekkis võiks olla öelda nii on ja. Või siis vaadata seda, et mis on tegelikult nagu hästi nüüd ja praegu ja mida ma saan enda heaks ise nagu teha, et tunda ennast paremini, et rohkem tehagi neid asju, mis panevad mind tundma elusana, mis mind panevad tundma hästi. Et nagu, eks see täiskasvanu elu on, et me peame vahepeal tegema igasugust asju, mis tõesti ei ole nii meeldiv ja on rutiinne või on nagu tüütu või no kurat ma ei taha, on ja. Aga et ikkagi võtta sinna kõige sekka nagu neid asju, mis tegelikult tekitavad selle hästi mõnusa tunde, hea tunde. Ja siis see, kui sa teed seda, mis nagu väga meeldib, siis unub ära kogu see mingi, mis kõik on kuskil nii-öelda valesti, tegelikult ei ole midagi valesti on ja sellepärast, et nagu kõik lihtsalt on. Et see on nii huvitav, et nagu vahet pole, kui kaua sa tegeled selle enese arenguga on ja siis ikkagi vahepeal lähed siia nagu mingi meelevangi nagu kuidagi täiesti ja mõtled ennast jumala soodaks ja stressi ja depressiooni ja siis järgmine saad aru, et oota, aga milleks, et vaata lihtsalt, kui ilus on lihtsalt looduses, lihtsalt naudi, kuula merekohina, puude seda, nuusuta lilli, maali, tantsi, mine kontserdile. Et nagu, et kõige lihtsamad asjad nagu lihtsalt elu nautida või et siis see kuidagi see vahepeal tõesti oli ka kuidagi väga eluäng tuli peale nagu aga nagu siis selle tasapisi tipa-tapa välja sellest ja leida see elu lihtsus jälle üles, et ei pea kõike nii keeruliseks ajama lihtne, ehe elus elu. Mingi aeg mulle käisid ikkagi, seda on öeldud ka, et kui sul endal on mingi selline sügavam sükke koht, sükke nagu oled seal natuke oma meelevangis, siis ikka mulle käivad sellistel hetkedel mulle käivad ikkagi pinda, kui inimesed käivad, et elu on nii kerge ja lihtne ja siis mul niimoodi, et millest te sogate, et mul on tegelikult sellega, ma arvan, tänase päevani mingi errori koht, et millega mina enda sees, mis ma tunnen vahepeal, et äkki ma olen liiga sügav, liiga tõsine. Täna ma olen seda vähem, ma olen ka ikkagi seda harjutanud vaata seda, et märgata seda elu lihtsust ja ilu, et see on meie enda teha on ja seda märgata ja luua oma ellu. Aga mul on võtnud ikka tükk aega, et aksepteerida endast seda kohta, et ma olen mingites seltskondades, kui on inimesed elu ümber, ma võin nalja teha, lollitada, et selles mõttes ma ei ole nagu ulme tõsine, et kogu aeg on mingi tiipi teksti on ju suust välja. Aga see on minu meelelaad ikkagi olnud, ma ei tea, kas ikka melanhoolne meelelaad või ma ei oska seda kuidagi nimetada. Aga seda on minus päris palju, see, kes tajub mingisuguseid, seda on päris palju ja mul on olnud sellega ikkagi keeruline, et seda kõike ikkagi aksepteerida ja ma olen vist ka nagu, ma olen märganud ikkagi, et mul on endiselt see, mis natuke, ma arvan, mis pidurdab mind näiteks minemast kuhugi, kas või pakkuma ennast ise kuhugi podcasti või teha mingeid asju, millest ma olen unistanud, on ju, iga asja jaoks on oma aeg ka, et täna ma tõesti ma ei suru neid asju endal, on ju, sest ma kunagi juba tegin seda kogu aeg, et kui ma midagi tahtsin, ma kas või surusin end nagu läbi. Aga et see on ikkagi üks takistuse koht, et mul on, mis ma ise mõtestasin seda lahti endaks, mõtlesin, et mul on ikkagi see koht, et kas mind võetakse päriselt vastu sellisena, nagu ma olen. Ma võin öelda mingeid asju teravamini, ma võin mingeid asju niimoodi öelda, et kas ma olen päriselt vastu võetud ja siis mõtlesingi, et aga kas ma ise ennast aksepteerin sellisena, mul on nagu raske olnud ennast vastu võtta niimoodi. Mulle meeldivad need kohad, kuidas ma olen, aga vahel ma tunnen, et ma ei, et siis räägitakse ka sellest päris palju, et nüüd ongi nagu kuidagi, et me, ma arvan, see võib enesearengu ja vaimseme praktikatega tegelevad inimesed, et kuidagi, et
et valimegi selle kerguse. Mul on nagu nii raske olnud sellest tegelikult lõpuni seda nagu oma keha tasandil aru saada, et kuidas sa siis valid kogu aeg kergust. Siis ma olengi mõelnud, kas ma siis tõesti olen kusagil ikkagi veel oma raskuse mustrites kinni, et ma ei suudagi valida seda. Ja mul ongi olnud seda kevadel ka, et ma võiks, aga mina ei suudagi vist seda valida, et mul oli täpselt selline tunne ja pettumus selle pärast ja kurbus selle pärast, aga ma vist ei suudagi valida. Ja ma pean nagu leppima, et minu aju töötab kuidagi teisipidi, et mul ei käi need asjad nagu nii lihtsalt või mingid mustreid on lihtne muuta, aga mingisugust asju ma ei saa seda ära muuta, nagu kui mul on blondid juuksed, ma võin neid värvida, siis ma ei saa, ma ei tea, kui blondid nad on isegi tumedad veel, aga suvel aga ikkagi pigem mul on blondid juuksed, ma ei saa, ma võin ära värvida, aga ma ei saa teha niimoodi, et nad ei oleks nagu blondid. Ma ei saa mitte midagi teha, siis ma vaatasin ka vahepeal, et ma tahan nagu muuta mingisugust enda iseloomu osa, sest on jäänud selline tunne, et kõiki mustreid saab muuta. Ja siis ma olen tahtnud võib-olla läinud sellega liiga sügavale, et ma nüüd, ja ma arvan, mitte ainult mina, vaid paljud, kes enesearengu asjadega, et juba tahan nagu nii palju asju muuta ja sättida, et kõik on ju võimalik täiesti ümber pöörata ja seal on kusagil täiesti teine reaalsus. Ja ma arvan, ma sellest nagu liiga tiipi, ikkagi ma olen seal nagu, ma olen sealt juba välja tulnud niimoodi, aga ma olen ikka kusagil kohas nagu, et okei, nagu see rahulolematus, et kuhu siis, et ma ikkagi, jah, sealt peegeldub see, et ma ikkagi arvan, et kuhugi peab välja jõudma. Sellesse tohutusse kergusesse peab välja jõuda ja kui ma ei ole piisavalt kerge, siis ma tõenäoliselt, ma olen nüüd kõikidest rongidest maa jäänud. Et see on küll mingi absoluutsus illusioon, mis me räägitakse, et kuhugi peab välja jõudma. Aga ma ütlen, see tunne on ikkagi päris, see on selline, kus ma olen end ära isoleerinud ka ja kus ma see kuuluvuse haav nagu, et ma ei kuulu. Ma tõenäoliselt kuulu ja ma tunnen ka natuke, ma olen nendest enesearengu asjadest, ma olen kõigest sellest natuke eemale jälle läinud mingi, et kus ma siis olen, et mul ei ole seda, ma täna tean, et ma olen hästi voolav ja ma käingi erinevaid asju läbi, et ma väga ei jää pühenduma mingile grupile. Ma praegu vaatan paljud enesearengu inimesed, hakkab silma Facebookis erinevad inimesed, osad, kes võib-olla natuke on rohkem pildis ja osad, kes ei ole, aga et nad on leidnud, nagu räägivad, täna just hüppas ka mingi see postitus ette seal Facebookis, et eneseareng ja kõik see erinevad praktikad ei aitanud mind ja nüüd ma leidsin enda jaoks Jumala ja usu. Et praegu on päris mitmed minu meelest pöörand enda enesearengu ja selle nagu, mul hakkavad silma nad lihtsalt neid postitusi ja jagamisi nagu on tulnud ja mingisugust isegi podcastides on räägitud, et inimesed leiavad ka, nagu tulevad sealt, nagu kasvavad välja, aga mina olen see, kui ma ei ole sinna. Et mina ei ole leidnud nagu Jumala endale, et mina mõtestan või tunnetan neid asju teistmoodi enda jaoks. Et see on huvitav, jah. See koht on nagu huvitav. Aga nagu ma ütlesin enne ka, et ma ei ole täna selle pärast enam nii kurb, aga mingid asjad natuke ikka torgivad veel sees. See aksepteerimine nagu. Ja vaatame võime selle tüübile ka valgust anda. Mõtta seal on see. Jaa, anna siit. Ja. Vot. Valgustame. Jah, võt see lihtsus ja kergus, sa rääkisid sellest ja siis ma kohe tuli, et kuule, et ma ikka tunnen, et mul ei ole nii lihtne seda suhet nagu, et mul ei ole see nagu. Mul on hästi tuttav see kõik, et nagu kuidagi selles suhtes hästi sarnased nii-öelda, jah, ma ei teagi, kuidas need on siis lood või mustrid või omadused või et see kuuluvuse haava, see on ikka, jah. Vaatan siia poole. Ja siis ma mõtlen ka, et või see on lihtsalt nagu mingi lugu ka, mida ma nagu räägin, et kuhugi ei kuulu ja sõpru ei ole ja mingi selline. Ma olen see üksi ja õnnetu ja umbes, et selline, kuigi ongi, need on ka mingid, ma saan aru, mingid asjad ongi täitsa nagu lood, aga selline, vaata selline melanhoonsuse asi. Jah. See ma siiski arvan, et ma ei tea, see on mul mingi lapsepõlvest saadik olnud mingi selline osa, mis mind paneb nagu, on mind pannud näiteks kirjutama, loomingut tegema, et ma saan aru, et see ongi selline, millest ma nagu mul ei olegi sellest, kuhu ma sellest lahti saan või see on nagu mingi, ma hoian teda armsalt, ta on nagu lihtsalt, ta mulle aga väga meeldib. Jaa, et just see loomingu pool. Just, et seda nagu, et ongi, seal on kõik see selline,
ma ei tea, seal on kogu see empaatia on isegi seal peidus või nagu, et seal on nagu nii palju, et ei pea olema tõesti, no ma ei kujuta ette, mingi happy go lucky kogu aeg oleks mingi jükkene, hüppaks ainult niimoodi ringi, noh, see ei ole mina, ma tunnen, et see ei oleks mina nagu, et jaa, ma olen küll väga rõõmus, naeran, teen nalja ja nii edasi, on ju, aga mul on täiega see teine osa ka, mis ongi see selline, kui ma kuulan nagu muusikat või midagi, kunsti teeb, mul on kohe see kohe lihtsalt nagu, iga ihukarvaga tunned seda ja nagu, see on minu osa, nagu kõiki neid värvispekter, kõik, et ma ka nii pikalt nagu mõtlesin, et okei, ma pean kuidagi sellest justkui nagu lahti saama või et olema siis kogu aeg mingi selline, mingi rõõmupall või mingisugune. See tekib vahepeal see ero ja ma tean, need, kes on hullud nagu pigem võibolla natuuri poolest rohkem rõõmsavad, need ütlevad vahepeal, et issand, et mul siuke tunne, et ma ei tohi naerda enam seltskonnas, ma olen kuulnud, naerda ei tohi, nalja ei tohi teha, et peab nagu tõsine olema ja et räägitakse kogu aeg ainult tõsistest teemadest ja et meil umbes on ühiskonnas nagu, et pigem see õnnetu olek on nagu loomulik, aga õnnelik olemine nagu ei ole, aga ma arvan, et see on täpselt kus poolest vaadata ja see on täpselt võrdväärselt, et see ei ole nagu, aga ma näin nagu ühtpidi ja teistpidi, et see on see on huvitav asi ja vaata selle teemaga nagu tegelenud ja siis ta nagu kusagilt hüppab, sutsab nagu niimoodi välja, et see on ikkagi, see on vist mingi tohutu enese aktsepteerimise teekond nagu pikk. On, see on väga pikk teekond. Et nüüd oligi, et millal me käisime siin nüüd just seal kontserdiks lind laupäev või oi, see oli nüüd laupäev 6. Laupäeval. Sissi kontserdil käisime kõik koos siin ja sõpradega ja siis kuidagi, see oli tõesti mega väge rännak ja siis ma ka nagu uue lainega tuli jälle see taipamine, et kuidas ma ka olin ennast ära eraldanud mingi täiesti nagu mitte üldse, isegi mitte tahtlikult või kuidagi nagu mingi kaitsemüürid olid jälle tulnud peale, et ka nagu sõpradest kuidagi eraldi kuskil eemalt nagu jälgid justkui midagi kuskil ei räägi, sõna ei võta nagu ja siis mõtled, et justkui oledki see, järsku tunned, et ma olengi nagu välja jäetud või minuga ei mängita või mis asi on ja eks ma sain aru, et tegelikult on mingid rämedad kaitsjad nagu peal ja selle kontserdiga kuidagi see nagu lahustus lihtsalt läks nagu ma sain aru, et oh my god, nagu, et tegelikult need inimesed on otsinud minuga kontakti ja siis ma olen olnud nagu mingi lihtsalt selline tuleb nagu see mingi varjupaiga koer, kes on tead nagu kuidas ta alguses on siuke nagu, kas ta mingi hästi kardab või siis ta on agressiivne, emba-kumba on ja siis kuidas nagu hästi vaikselt nagu sa pead taga niimoodi ja siis ma tundsin, et oh my god, ma on nagu see mingi läbipekstud varjupaiga koer, kes lihtsalt nagu ikka veel õpib seda, et on turvaline nagu lasta üldse inimesi endale lähedale sõpru lähedale, et ei pea hoidma seda distantsi, et see on kuidagi nii automaatselt nagu sees, et ikka veel kuidagi hoida, et mingi et siis ma sain aru, et oota, et tegelikult võiks nagu nüüd lasta inimesed jälle lähedale, et aga see ongi see on jälle seesama asi, et aga see ongi see armastada päriselt avatud südamega see on nagu, see on ohtlik olnud ju, see ongi olnud ohtlik mingites kohtades, me oleme haiget saanud ja sealt tulebki see kaitse, et tegelikult see on hästi loomulik, et need tulevad, aga see ongi, et see lõpuks see isolatsioon on, see on mulle ka tuttav, see isolatsioon, aga see ei ole, see ei vii kuhugi edasi ja see ongi vaata, nagu sa ütlesid ka, et tuleb seda kergust ise nagu valida ja enda sees reguleerida neid asju, et kuidas ma siis mina vahepeal mõtlesin ka, et issand, et tahaks, et ma olen osade inimestega, mäletan, ma võtsin ühendust juba eelmine aasta niimoodi, et siis mõtlen, et nemad ei ole minuga nagu ühendust ise võtnud või kutsunud mind kuhugi, et mis ma olen valesti teinud või miks see niimoodi on, miks ja just nagu sõprussuhetes või kui sa tahad nagu uute naistega kuidagi tuttavaks saada, siis see on nagu mul vahepeal tundub, et see on nii raske, et see on nii keeruline ja ma hakkan peast ketrama mingid asjad. Ja seal samas mul on inimesi, kes mul on tegelikult ümber, kellega ma nagu jagan, ma ei ole täiesti, et mul ei ole mitte kedagi, et ma ei ole nii, ma suhtlen erisuguste inimestega ja vahel mul niimoodi, et kui ma tunnen end halvasti, siis mul on hea meel, kui ma ükskõik, mis seltskonda ma saan, kus on väegi norm, ma olen valmis minema, mul ei pea olema väga sarnaselt mõtlevad inimesed alati ümber, aga see annab mulle juba mingisuguse kuuluvuse asja, aga oma hinges mõtlesingi, et mis asi see on, et ma nagu ootan kusagilt alateadlikult välistelt inimestelt nagu mingit märkamist enda osas, nagu laps, kes ootab ema, isa märkamist, mõtlesin, et miks ma läbi selle nagu ja kui ma seda ei saa,
siis mul on kohe mingi error sees ja mingi häiritus, et kas ma olen tegelikult, kas ma ei ole piisav. See on huvitav, miks see tuleb niimoodi? Sest et näiteks nagu, sest et ma tean ju, et see hakkab minust, see ei ole nendega seotud. No see on seotud teiste inimestega, suhted võiks nagu, seal on ikkagi mingid asjad ja väärtused, mida inimesed suhetes nagu tahavad, aga ma mõtlesin, et ma panen nii palju fookus selle peale, et millised väljast võiks need mingid asjad olla, kuidas keegi võiks minuga suhestuda. Ja siis ma unustan ära, et aga seal taga on ju see suhe minu endaga. Ongi, et aga mida mina ise teen, et kust kaudu ma tegelikult seda märkamist soovin. Et kas see on läbi selle, et ma tahan, et keegi tuleb ja jutustab minuga, näe, Kadi, sa oled oluline või ütleb mulle seda, siis ma arvan vahepeal, et see võib-olla on see, mis ma tahan, aga mul on praegu olnud see mingi taipamine, et aga see ei ole võib-olla üldse see, et see ei ole tegelikult see, et ma ei taha, mul on nagu, et mul mingis mõttes ma ei taha, et need inimesed üldse, nad ei pea mulle midagi ütlema, tegelikult ma ei vaja seda ja siis ma olen nagu olnud, et oot, et tegelikult on ikkagi see tulnud see, et kas ma endale mingit rõõmustavaid asju pakun, läbi mille ma tahaks, et mind nagu märgataks nii-öelda. Läbi mille ma nähtud tahan olla, aga see on nagu hoopis mingid teised asjad. Et see on nagu see, et sa teed midagi ja oled kuidagi, et sa oled nagu nähtud, mitte seepärast, et ma tahan olla nähtud, nagu nii väga vaata, tahan, vaid sellepärast, et ma lihtsalt teen ja olen ja midagi eest tuleb ootamatult see just kusagilt see märkamine. Ja võt tegelikult ma tahan seda märkamist. Ma ei taha seda, et ma nüüd nii väga vajan, aga sellel hetkel see on niimoodi, et ma tahan. Mina ka ei võta siis ühendust, kui minuga nagu ei võtta. Ongi, et ma olen ise võtnud julguse kokku, mingid suhtlusi alustanud, aga tegelikult miks ma panen nii palju stressi sinna peale, aga no vahel see on põhjendatud ka, ma arvan, mul on valu haiget saamised olnud. Ja just nagu naistega suhetes. Jälle, see ei ole mingi uus nagu teema, et seda on väga paljud naisi ja ma ei ole sellest üleni 100% üle saanud, et on naisi, kes väga vabalt suhtlevad teiste naistega, voolab, pole probleemi, neil pole seda haava kohta niimoodi, võib-olla on just meestega, suhetega. Mina täna ütleks, ma olen meestega need haavakohad ikkagi päris palju ära lahendanud. Muidu ei oleks väga võimalik olla paari suhtes ka minu meelest, et seal on ikkagi, ma tean, et ma olen teadlikult upgrade'e teinud. Aga sõprussuhetes mõtled, kurat, et mehed ütlevad, mitte nüüd kõik, aga et ei saa nendest naistest aru, siis ma kohe kummardan see mikri. Siis ma ise tunnen, et ma ei saa ise ka nendest naistest väga tihti aru. Ma ei saa aru, ma ei saa ise endast aru, mis ma imesta, et mees vahepeal ei saa minust aru, ta ei saa samamoodi aru saada ja ma ei saa ise ka naistest aru ja siis ma olen sellega nagu ikkagi hädas olnud. Ma olen otseega hädas, aga ausalt, et ma ei ole viitsinud ka nii hullult kaevata nüüd, et ema ja isa, et kaua me lähme sinna ema ja isa juurde nagu tagasi kogu aeg ja kaevame neid nagu mingid tundeid välja, et aga ma tundsin, et see peab ikkagi läbi minu veel rohkem tulema. Siis mul on rahulolu, mitte, siis mind nähakse ka ja see on garanteeritud, aga seal taga on nagu hirm. Et aga äkki mind ju ei nähtagi nüüd mitte kunagi, ma jään nagu elu lõpuni üksi. Aga ma ei ole seda loogikat nagu veel vist üleni lahti närinud enda sees või nagu mõtestanud või kuidagi kehas nagu tajunud, et aga tegelikult see ju käib seda pidi, kui ma midagi teen, siis see on garanteeritud, et see märkamine tuleb, sest ma olen ise siis nagu rõõmsam ja inimesed märkavad, et ma sain kuidagi aru ja ma olen nagu mingist ohvri kohast nagu sisemiselt soovinud mingisuguseid asju, mida ma võib-olla ei tahagi kõike niimoodi nagu, ma olen nagu illusiooni loonud. Et seal on ikkagi veel seda nagu lahti lasmist olnud, et see suhetes ja see usaldamatus just ja. Et aga ma nägin, et see käib teisipidi kuidagi läbi enda loomingu käib see, et ma elan oma elu nagu ma tahan ja siis ma resoneerun inimestega, et ma kohtusin seal kontserdil ka inimestega, nii tore oli näha nagu kallistada ja erinevaid inimesi nagu see oli nii tore ja kõik see, mis ma ise kodus nagu mõtlen sellel hetkel oma mingi sellel teemal, pool sellest vähemalt on nagu mingi jauramine peas. Ja, ma läksin hoogu praegu selle, sa ei tea seda kapseldumise koht, seinade koht. Jaa, eks me kõik oleme siin sellised, ongi üks elu õpilased, me õpime kogu aeg nagu ja tegelikult on kõik okei, noh.
aga neid ongi neid hirme vahepeal tuleb nagu nii palju, et ei julge ennast nagu niimoodi välja kuidagi panna välja, ulatada ennast kuhugi, sest ikka on mingi hirm, aga nagu mingi äkki lükatakse tagasi või äkki see nagu kuidagi. Ja tegelikult ei peaks, tegelikult ongi see nagu iseenda rõõmu pärast, sest mina tahan teha ja siis ma lihtsalt teen ja ma panen need asjad kuhugi välja või ma lihtsalt lähen kuhugi välja, ma olen avatud, ma olen rõõmus, sest ma tahan uute inimestega tuttavaks saada. Aga et kui need hirmud nagu ära vaata, need jutuvada mingi bla bla, mis peas käib on ja siis tegelikult me suudame nagu väga palju nagu väga nagu kuidagi oma elu teha tegelikult kergemaks ja paremaks nagu. Kui me kõik need lood korraks paneks nagu riiulisse ära, et okei, noh, ma saan aru, te siin tahate hoida mind nagu mingi turvalised ja hästi ja kõik need lood, et noh, et ma haiget ei saaks ja nii edasi, aga okei, aga laske mind korraks nüüd elu avastama. Panen nad sinna riiulisse ja siis aga korra mängime nii, et noh, et kõik on ikkagi nagu turvaline ja noh, ja siis elu üllatab väga magusalt tegelikult, et sa saad seda teiste inimeste nagu see soojus, see inimeste soojus tegelikult nagu mis see on nii tore. Kuidagi see siiras nagu mingi inimeste siirus ja asi, et kui sa võtad need müürid maha päriselt ja siis see tuleb see inimeste päris siirus ja soojus ja see on nagu, see on nii härdaks kohe nagu selline nagu, et see on väga-väga ilus. Et oma müüride taga läheb ikka päris üksikuks vahepeal ja siis ongi selline üksik ja kurb olla ja nagu, et me võime vahepeal seal eraldatuses ära käia ja oma asju seal kõike seedida niimoodi, aga me oleme ikkagi tahame ikkagi vahepeal see karjas olla nii-öelda ka, et sa saad teiste inimeste peegeldusi, muidu see on nii, et sa oled ainult iseenda kõige selle mõtetega, siis muidugi materdad ennast täiesti niimoodi maapõhja on ja siis oled teistega koos räägid ja siis järsku saad aru, et tegelikult ma olen päris äge inimene, nagu ma olen väga tore inimene. Nii toredad peegeldused nii toredad peegeldused, et iga inimene käivitab sus mingi muu poole, mingi toob sust välja mingi teise selle ja siis avastad enda kohta, et vau, tegelikult. Jaa, see on nii rikastav ja see on huvitav et see ikkagi on mul väga suur tendents, ma ikkagi viin need kohtadesse, ma ei saaks öelda, et ma ei ole käinud, aga ikkagi on see kuidagi nii, ma arvan, see käib selle natukeseks see melanhool, ma ei oska seda teistmoodi nimetada, see käib seega kaasas, paljud loomeinimesed tahavad olla omaette, mõtiskleda, olla, luua, aga lihtsalt kui seda rõõmu kohta ja seda kerguse kohta ja seda voolavust jääb väheks on ju, et kus me ei luba endale mingisuguseid rõõmu tegevaid asju, ükskõik mis nad on, siis see teeb haigeks, see teebki päriselt, teeb haigeks. Et aga see on nii tore, vaata me jõuame nende lainatustega jälle, vaata sa jõudsid maalimiseni ja jõuame nagu ikka sellesse kohta ja see taipamine seal kontserdil, et me ikkagi nagu, me oleme avatud sellele, ei ole täitsa kusagil oma mullis on ju, et me oleme avatud sellele ja elu ongi ju kõike. Minul on ka tegelikult, mul on mustandid siiamaani, ma ei tea, kas ma jääksin jaanuaris juba sama juttu, aga mul on kirjatükid ikkagi, mul on mustandid Google Docsis, ma ei tea, 6 tükki vähemalt eri teemadel, osad juba kattuvad omavahel. Et ma olen ikka täiendanud neid, mõtlesin, et neid tuleb ikkagi panna ülesse veel. Jagada. Et jagada ja vahel on ebamugav, mul ongi praegu olnud ebamugavus, kuidagi ootamatult on tulnud see, et ma ei viitsi jälle olla mingi kriitika noolega minna kuidagi, et ma ei taha, et seal vist on mingi kriitika, et issand, et mis ma siis ma mõtlen juba nullin ära, et ma ei pane üles, et mis ma pean sellel teemal üldse arutlema. Kes üldse viitsib mõelda sellest teemast, et võiks olla lihtsalt vaata kerguses ja suva ja panen teema kõrvale, miks ma jauran mingi teemaga, siis mõtlen, aga sille on vist midagi, et kus ma tahan tähelepanu suunata või ise seda teemat avada. Ja siis mõtlesin, et siis ei ole ju vahet, et minu jaoks see tundub, et äkki see on nii kriitiline, aga mul on tegelikult, kui ma olen neid ausaid postitusi teinud, siis pigem inimestele on meeldinud. Alati on see tagasiside pigem olnud, sest et ma ei jää nagu süüdistavaks, vaid ma proovin alati jõuda sellesse tasakaalupunkti, aga ma ei suuda mitte öelda mingit asja välja, kui on mingi vahepeal on, et ammusta keelda on ju, mõne hetkel tulebki keelda ammustada ka, et see nagu ei ütleks, et see on, aga ikkagi nagu mõtlesin, et mis värk on. Et ikkagi tuleb neid asju jagada, need mustandid välja panna, et see on nagu
mustandid, vahet ei olegi, tuleb see tekst ümber kirjutada ja ikkagi panna ülesse ja vaadata, kui oled kaua aega mitte jaganud. Naistepäeval ma postitasin mingi naiste sõprusest, mõtlesin, et issand, kõik postitavad. Oi, kui ilusad naised on mu ümber ja lilled ja mees toob lilli ja nii ilus ja naised on ägedad ja mõtlesingi, ongi vaata võimsad ja et te olete võimsad ja me oleme nagu naised ja õde, sisterhood, ma ei oskagi praegu eesti keeles öelda. Ja siis mina nagu mõtlesin seal, et olin just nagu kurb, et appi, et kui palju valu on olnud mingite sõpruste ja asjadega, et nagu valusad mustrid tulid, siis ma ei julge kirjutada, mul tuli tekst ka valmis, panin pildis, mõtlesin, issa, ma valisin nii tõsise näoga pildi, mingi must-valge, ilus tegelikult fotograafi juures tehtud. Ja ma tõesti kartsin panna üles, mul oli nii nagu järsku mul oli nagu, et appi, nagu tuleks kellegi sünnipäevale, nagu rikuks kellegi sünnipäevapeo ära, nagu mingi oma negatiivsusega, aga ma arvan, see ei olnud üle negatiivne, et see puudutas nagu, et see oli pigem nagu haavatavus ja millegast ma vahepeal ajan selle segi. Et ja aga ma postitasin ära, see oli, see puudutas küll naisi ja ma arvan isegi, kes ei reageerinud, see puudutas, sest et ma ei ole ainuke, kes tunneb, aga ebamugav vahel seda teemat nagu sellisel hetkel välja tuleb, ma postitan hiljem, kui see päev on möödas. et on tulnud hästi teravalt need nagu esile see uuesti nagu, et ja siis vaatad, et kuidas, et tuleb ikkagi ja et see on minu enda hinnang enamasti, see on minu enda hinnang enda kohta ja blablabla, ühesõnaga järgiksin. Aga ikkagi, kui nagu ollagi aus ja ehe, siis ongi, kui seal ei hakka midagi, ei ole nagu sellist süüdistamist ja asja, vaid no vast ongi vaja asjadest rääkida täiesti ausalt. Toorelt. Ja toorelt sellistest asjadest, millest tegelikult nagu ei taheta rääkida või kõik justkui, et meil ei ole seda, me ei tee nii või mulle, ma ei tea. Meil ei ole neid probleeme. Jah, et nagu tegelikult me oleme kõik inimesed, meil on kõigil neid 100 erinevat asja, nagu lihtsalt ongi mingid teemad, millest justkui ei räägita, et see on nagu selline, aga minu arust on nagu väga hea tuua vahepeal selliseid teemasid välja, et need on tegelikult olemas, mida me mängime lolli, et seda ei ole või nagu elevant on toas, aga me teeme näha, seda ei ole. Aga see on jälle teisest küljest, vaata ongi jälle see fookuse panemine sellesse vaata õigesse kohta, et ongi vaja mingid teemad on ju, nagu sa ütlesid ka, panna riiulisse, keskendun sellele, et kui palju seal kammida, aga see on hea, see on ausus, jah, see on täpselt see koht, jah. Et kui ikkagi tunne ütleb, et sa tahad seda jagada, no siis peab jagama ja hakka mõtlema, et ei tea, mis nüüd arvatakse ja mis nüüd saab sellest. Keegi ära ei sure ju sellest postitusest. Endal tekib lihtsalt vahepeal, et tahad natuke rohkem nagu rõõmu jagada, aga eks saab seda rõõmu ka jagada. Ja, ikka saab. Rõõmu jagad ka, rõõmu ja taipamise asju ja jälle jõuame sellesse kohta ja tuleb lihtsalt inimestega suhelda, kuhugi minna endale, minu meelest just nagu endale pakkuda mingeid asju, mis on ainult enda asjad, mis ei ole seotud otseselt teiste inimestega, aga enda rõõmuks. Mis ise endale pakub nagu meeletut rõõmu, et selliseid asju peab lihtsalt olema ja peab võtma aega kohustus, selle jaoks. See nagu retsept, arst ilustab retsepti või midagi, siis see on see retsept, mida et ongi, kui on ainult nagu kohustused ja see täiskasvanu, see ainult täiskasvanu elu ajad siin on ja siis tuleb täpselt see nagu väike prints, nagu see muinasjutt meelde on ja et nagu milliseks need inimesed muutusid, kui nad selle lapse enda sees nagu ära unustasid nii-öelda ilma unistusteta kõigeta ja sa lihtsalt käid seal hommikust õhtuni kuskil tööl ja lihtsalt nagu mingi morn ja tõsine ja täiskasvanu elu, siis me oleme tõsist asja on ja aga noh, tegelikult see laps meis on ju ikka alles ja ta tahab fannida, ta tahab lõbutseda vahepeal nagu, et nagu aitab isa olgu nii tõsine ja morn ja tasakaal ikka kõike peab olema siin. Väga tore. Jaa. Elu peab saama ikka nautida ka, ei saa olla üks mingi murede ja hädade org, kus sa ringi rooksed ja kaevud ja
nagu Hull Elsa, mul ikka tuleb see Vendade Grimmide raamatust üks jutt Hull Elsa nagu see kus ta lõpuks kartis iseendast, tal oli mingid kelluksed ümber ja ta jooksis seda, aga arvas, et keegi ajab teda taga, tegelikult seda ise kujutas ette kogu aeg, et keldrist mingi, aga kui see kirves seal kukub pähe mu tulevasele mehele ja mu lapsed ja lallalla, mingid kõik mõttes välja. Hull Elsa tegelikult ei toimunud mitte midagi, ta oleks võinud elada õnnelikult seal oma ilusus majas ja mees tuli kostja ja kõik ja ta mõtles ennast hulluks ja jooksiski minema. Et kuidagi muinasjuttudes on ka jaa, ma armastan muinasjutte, et sügavat tarkust, et jaa on põnev. Mul on väga hea meel, et suvi on alanud jaa. Et kui nagu põnev, ma olen ootuses. Mis sul siin suvel nüüd siin tuleb, sa lähed reisile varsti, aga mis sul seal... Jaa, 2 nädalat oleme Rootsis Norras ühe seltskonnaga, keda ma tegelikult, ma ei ole neid kedagi näinud. Ühte inimest temaga me oleme enne ka neid seiklusi, erinevaid reise ette võtnud, et meil kuidagi nii hästi klikib see mingi see minna kuhugi ja spontaanselt ja kuidagi me oleme valmis nagu mis iganes olukord ja tingimused. Et kuidagi, et peaasi, et nagu põnev oleks. Ja nüüd on jah täiesti selline võõras seltskond tegelikult ja Margus ei tule kaasa, tema veel ütles me mine, et kui ma mainisin talle, siis mõtlesin, et nagu miks surud mind nagu, et ma praegu alles seedin siin, aga siis ta ütles mine, ma tean, et sa tahad, aga ta ise kuidagi nagu ei olnudki nagu umbes, et ta tahaks ka kaasa tulla ja siis praegu ongi 2 nädalat. Ja see ongi tegelikult, nüüd ongi juuni juba, siin ongi toimetusi täis, sünnipäevad erinevad, oligi see kontsert, veel oli üks kontsert, järjest siis 2 tükki ja, aga ma ei teagi täpselt, mis siis juuli ja august on, ma ei ole mõelnud nii kaugele, võt see ongi, ma vist esimest korda üle pika aja, ma päriselt ei ole ka suve planeerinud. Et eelmine aasta hästi palju käisime festivalidel ja hästi tihe, igast asju oli ja ma tahtsin kohe, aga see aasta ma ei ole mitte midagi mõelnud ja mulle meeldib see, et ma lasen sellel suvel nagu ise ennast lahti rullida, et ma olen nagu elevil lihtsalt, et mis siit veel tuleb, et see reis on väga suur asi juba, aga ma jõuan sealt tagasi, ma magan veel tükk aega, seedin ja sealt tuleb ju alati hästi palju põnevaid asju, elamiskogemusi ja matkad ja asjad ja need majutused ja kõik see orgunn ikkagi on käinud. Et selles mõttes ma ei ole tõesti mõelnud, mis seal juuli ja ma loodan, et ilm tuleb ilus. Ma olen kõik eestlased ootavad ilusat suve ja rohkem ei olegi midagi nagu üldse ei ole mõelnud, et ma olengi vist, ma arvan, nii fokusseeritud on kolimise teemadel. Ma ei ole jõudnud mõelda rohkem edasi. Et me siin ka, et me juba Peipsi ääres käisime ära, sest kuna suvi on seal kõik juba kinni broneeritud, et siis me samal Kumuluse majas käisime, tegime oma tripi juba ära, saime seal roheluses ära nautida, aga jah, juulis on meil, ongi, me lähme ju seal Veigiga, lähme sinna investeerimisfestivalile ja siis Läänemaale Tiidu festivalile, sinna Südamefestivalile, et need on nagu 2 asja, mis on kindlalt paigas. Ja nüüd just kinnitasime ära selle, et me lähme augustis lähme Hingefestivalile ja sinna me lähme lihtsalt nautima ja ise olema. Et võtame lihtsalt nagu endale sellise aja, et kus ei tee tööd, vaid lihtsalt saame nautida siis seda lihtsalt olemist, et need on nagu praegu. Kas see Südamefestivalil teete tööd? Seal on, jah, seal teeme oma ala püsti ja meeleolu rahuala seal ja jäävannid ja ja DJ ja muss ja värk ja et sellised festivalid praegu, aga muidu ka ei ole nii tihedalt praegu täis pakitud, kui eelmine suvi oli nagu, et üldse ei saanud hingata. No teil olid pulmad ka vaata. No jaa, issand, pulmaorgunn oli ka veel. Et see eelmine suvi oli selline täis siuke crazy ja et see suvi mul täitsa ei ole mingi praegu pinget ega midagi, mõtlen täiesti nagu rahulikult need asju, et ei hakka üle midagi mõtlema, teeme lihtsalt heas tundes ja nagu ongi, vaatame, mis veel tulevad võib-olla mingid, aga meil tuleb ka tuleb see Mikk Pedaja plaadi esitluskontsert varsti, see on vist üks päev enne, sa lähed 18 ära. Mis tuleb plaadi esitus, Mikk Pedaja. Mikk Pedaja, ma nägin, et tal tuleb välja ja mina olen 18 ära. Okei, see tuleb 17 vist.
jah, ma ostsin sinna juba piletid ära ja siis seal oli see, et ma saan veel vinüüli sealt uue kogusse. Et see tuli piletiga kaasa. Et seda ma ootan, et see on väga äge kindlasti. Et suvel ongi see mingid kontserdid ja festivalid. Et nautida sellist nagu mingeid ägedaid elamusi. Ja kogeda neid asju. Et ma arvan, et siin kindlasti midagi veel tuleb, midagi üllatab, mingid otsused. Me mõtlesin, et peaks metsa minema või ikkagi veel telkima, aga ma arvan, nüüd kui ma käin seal Norras ära, võib-olla ma ei taha pool aastat telki näha, aga mõtlesime, et kui me ei ole koos telkima. Ja kui me ei ole looduse lähedal ise vaata enam ei ela, siis me ei sattu sinna praegu nii palju, ma tegelikult natuke seda ma igatsen küll. Siis mõtlesime, et äkki lihtsalt minna telkimas. Me käisime, kui me elasime siin Kalamajas, siis me käisime telkimas suviti, et võtsime vahepeal 2 ööd niimoodi ja oled lihtsalt mere ääres ja lihtsalt olime looduses ka ühest päevast tõesti piisab, et see oli nii tore. Mäletan, me läksime telkima kuhugi sinna Roosta kanti. Valisime mingi koha. See on ilus kant. Ja seal oli kusagil seal puude vahel ja siis me vaatasime, et see oli mingi, keegi oli jätnud rannatoolid sinna puunajale. Rannatoolid. Ja siis mõtlesin, nagu matkatoolid, tähendab, pigem need matkatoolid käivad lahti. Ja siis mõtlesin, meil jäeti toolid siia, meil ei olnud toole kaasas või mingid lauda. Ja siis me võtsime need samad toolid ja me olime nendega mingi 2 päeva olime seal ja pärast panime tagasi sinna puunajale. See oli nii lahe, keegi oli nagu jätnud ja meil just ei olnud seda. Et seda me oleme mõelnud, et äkki sellist loodusesse minna rohkem. Jaa, seda võib küll telkida ja vaadata, aga kui sa siin festivalidest räägid, siis ma kohe mõtlen, et ikkagi midagi võiks veel valida siia suvesse, et minna kuhugi ja kogeda. Et just oota, kas see oli nüüd läinud nädal või see nädalad lähevad nii ruttu, no mingi nädal tagasi umbes mees käis just ka üksi käis telkimas looduses seal kuskil Läänemaal mere ääres, et siis mul oli veits oli FOMO, et seal on nii äge ilus koht, aga tal oli vaja oma erakuaega, aga selline, et kindlasti mõtlesime, et lähme nagu ja äge oleks täiega seltskonnaga minna tõesti. Oleks küll. Jaa, eelmine aasta saime lõpuks telgi ka ostetud, siis kui hooaeg oli läbi tegelikult juba me mingi septembris asjime. Siis käisime ühe korra veel telkimas ka. Et nüüd on nagu telk olemas, et täiega tahaks nagu seda, see on nagu ka hästi äge asi ikkagi. Teha lõket ja nagu niimoodi rahulikult looduses olla, nagu nautida seda. Et loodame tõesti, et tuleb nagu ilusad ilmad ja et saaks seda Eesti loodust ikkagi nautida. Täiega. Jaa. Aga jaa, eks siis ongi, ega siis nüüd siis mis see üleskutse on siis? Nautida suve ja pakkuda endale selliseid ägedaid elamusi ja teha mingeid asju, mis kohe sütitab seest. Patareid täis laadida. Jaa, patareid nagu täiega täis laadida. Süüa kõiki värskeid, tulevad siin puuviljad ja marjad ja... Isegi need taimi, ma kuusevõrseid jõudsin korjama ja tegin pestot. Kuusevõrsetest. Pole kunagi teinud kuusevõrsetest pestot, aga neid soovitatakse salati sisse panna ja no mul on see metsa poole maitsed see raamat ja seal on nagu teen nii palju toreda asju ja ma näen netis veel, ma võtan osad inimesed panevad üles, mis nad korjavad ja teevad, siis mõtled, tahaks ise ka rohkem korjata neid erinevaid taimi. Et nii palju asju on söödavat looduses, mida ei tea ja minu arust see on täiega sellised teadmised, mida see on nii tore, et need kantakse edasi. Et need ära, et need ei kaoks ära, sest et endal ongi juba see paus sees, et tead, et nurmenukku teeks ja mustsõstra neid vaarikavarte tehakse ja siis kusagil kohas need teadmised nagu piirduvad, aga tegelikult see on nii palju põnevaid asju. Et ma olen nagu looduse teema. Aga järjest rohkem huvitab see kõik need ravimtaimed ja asjad ja nendest rohkem teada, et nendest saab nagu tõesti väga kasulik ongi teha teesid ja asju ja nagu turgutada igatipidi ennast, et ise korjata nagu eriti äge muidugi ja ise kuivatada. See on ettevõtmine minna ja küll see aeg tuleb, mul ka. Tuleb. Nii tore, meil täpselt saabki tunnikene. Jaa. Saame kokku selle vägi nüüd jah. Täitsa huvitav. Saime jagada. Väga vahva. Jaa. Aga ega mis ikka sa soovitad? Jaa, tead suve nautimist.
ja et kirjutage, jagage, mitte kirjutada, kommenteerida, et mis te suvel teete või kuidas teil on läinud, millega maadlete, mis on rõõmu toonud ja et erinevaid asju. Et väga tore, kui kirjutatakse ja tagasisidet antakse, see on alati kütuseks endale ka. Põnev on lugeda, mis toimub. Inspireerime teineteist. Jaa, nii et julgustan, kirjutage. Võite eraldi ka kirjutada või avalikult, aga kirjutage meile. Aga siis... No siis on nii. No nii. Oli tore, aitäh sulle. Jaa, aitäh sulle ka. Ja aitäh teile. Kuulasite, vaatasite ja... Jaa. Paneme kinni ära. Tšau. Tšau.